tere ka minu poolt, suur tänu selle sissejuhatuse eest, Aigar. Tõepoolest, räägime täna mõtetest tegevuskavani, kuidas AI-d süsteemselt rakendada. Küsin ka, kas siia ekraanil on ka võimalik see pilt saada, et hetkel seda siin ei ole. Kui on, siis oleks abiks. Lühidalt, Lauri Antalainen minu nimi, nagu Aigar ka ütles, ettevõtte Digivise asutaja. Igapäevaselt tegeleme me ettevõtete, eelkõige tööstusettevõtete, aga ka teiste valdkondade nõustamisega, digitaliseerimisel, protsesside arendamisel, ärimudeli uuendamisel ja nii edasi. Ja viimastel aastatel ka siis üsna intensiivselt tehisintellekti rakendamise nõustamisel. Lisaks sellele olen ma ka tegev Aire AI Robotics Estonia juures tehisintellekti spetsialistina ja samamoodi ka Tehnopoli juures. Nüüd, millest siis täna juttu tuleb? Täna tuleb juttu sellest esiteks, et mis on need peamised vead, mida teevad ettevõtted, tööstusettevõtted, ka teised ettevõtted AI rakendamisel. Selle käigus loodetavasti teil tuleb ka mõtteid, et kuidas teie saaksite mingeid asju oma ettevõttes teistmoodi teha. Seejärel räägime, milline võiks olla selline süsteemne lähenemine tööstusettevõttes AI rakendamisele ja paar sellist nagu mõttepunkti ka, et saaksite juba nii-öelda eelgenereerima hakata tehisintellekti rakendamise plaani oma ettevõttes. Millest täna juttu ei tule, ma ka korra mainin, et ei plaani rääkida sellest, mis toimub tehase põrandal robotitega ja AI-ga seal. Minu kogemus, olles töötanud nüüd tänaseks enam kui 100 tööstusettevõttega, on see, et üldiselt Eesti tööstusettevõtted on suhteliselt hästi automatiseeritud, robotiseeritud. Peamised nii-öelda, mõtlen positiivselt väljendatuna võib-olla siis võimalused endiselt on selles kõiges, mis toimub kontoris. Mis toimub alates sellest hetkest, kui kliendi päring sisse tuleb, kuni selle hetkeni, kuni me siis seda toodet toodame. Ja ka siis tootmis erinevate töökeskuste vahel. Nii, kõigepealt siis esimene osa, mis on siis peamised vead, mida AI rakendamisel tehakse. Ja siin ma leidsin ettevalmistades sellise võimsa näidise, eks ole, et mida tihti kuulen, et ei ole aega, et AI-d rakendada. Ja kui me nüüd lähme ajas 30 aastat tagasi, siis võis olla natuke sarnane situatsioon, et oli ettevõtteid, kes leidsid, et neil ei ole aega, et selle internetiga tegeleda või arvutit kasutusele võtta. Et mõnes mõttes me oleme praegu samas olukorras. Et nagu Joakim Hensch hommikul rääkis, et võib ju ka hobustega tööd teha, eks, siis sama on ka praegu, et põhimõtteliselt võib ju vaadata, et meil ei ole seda AI-d vaja, aga varem või hiljem ettevõtte konkurentsis ei saa olla väga edukas ilma seda AI-d rakendamata. Nii et kõige esimene selline viga on siis see, et seda AI-d lihtsalt ei rakendata. Teise näite jaoks ma tooksin natuke sellise robustse näite, lihtsustatud näide, et kui meil on võimalik ühte sama tootmisprotsessi, ütleme, 3 viisil ellu viia, üks on siis manuaalselt, teine on näiteks siis CNC-masinatega automatiseeritult ja kolmas robotite abil, siis ilmselgelt inimeste tööaega kõigi nende 3 meetodi puhul kulub erinev hulk. Ühel puhul võib-olla 8 tundi, teisel puhul võib-olla 2-3 tundi kõigi nende lõikematerjalide ettevalmistamiseks ja ettetõstmiseks, maatõstmiseks ja nii edasi, ja kolmandal juhul võib-olla 1 tund programmide ettevalmistamiseks. Ja nüüd on siis küsimus, et kelle omad on vabanenud tunnid. Tundub nagu totter küsimus, eks ole, et kui te alguses tegite tootmist käsitsi ja nüüd teil on robot, siis ei ole nii, et see inimene, kes siin käsitsi tegi, et ta siis nagu 8 tundi istub selle roboti kõrval ja vaatab, kuidas robot tööd teeb. Et kuidagi a priori on ettevõte see, kes selle efektiivsusvõidu saavutab. Kui me nüüd võtame selle sama näite ja räägime AI-st, ütleme niimoodi, et midagi, mis inimene saab võib-olla käsitsi tehtud 8 tunniga, tehisintellekti rakendades 4-ga, ja kui me nüüd küsime, et kelle omad on vabanenud tunnid, siis täna, nähes seda, mis ettevõtetes toimub, need vabanenud tunnid täna kuuluvad töötajale. See tähendab seda, et ettevõtte tasandil ei ole mõeldud läbi, et nüüd, kui meie inimesed kasutavad tehisintellekti, et kuidas nagu ettevõte sellest võidab. Ja küsin siin vahele, kes teist saalis olijatest kasutab tehisintellekti igapäevaselt?
Jaa, ikka valdav enamus inimesi. Ehk siis, ma usun, et te teate ka seda, et teie kolleegid kasutavad, vähemalt need, kes kontoris on, samamoodi. Ja minu küsimus teie sisekaemuseks siinkohal on, et kas te olete ka mõelnud, et kuidas see nagu ettevõitjalt tuleb. Sellepärast, et kahtlemata osaliselt tuleb. On inimesi, kes enne tegid mingisuguse töölõigu, nüüd nad kasutavad tehisintellekti ja teevad pikema töölõigu päeva jooksul, aga on ka neid, kes ei tee ja pigem need võidud on juhuslikud täna. Nii kaua, kui me ei ole süsteemselt läbi mõelnud, kuidas siis me seda tehisintellekti rakendame. Ja tuues lihtsalt näiteid võib-olla ettevõtetest, keda saab selles valdkonnas eeskujuks võtta, jube raske oli otsustada, mida sellele slaidile panna, et tegelikult selliseid näiteid ettevõtetest, kellel läheb väga hästi, kellel on endiselt käibed ja ka kasumid kasvamas, aga vaatamata sellele koondatakse kümneid tuhandeid inimesi, tuhandeid või kümneid tuhandeid on palju. Ja miks see nii on see, et sellisel AI ajastul on väga oluliseks muutunud selline KPI või võtmetulemusnäitaja või mõõdik nagu käive töötaja kohta. Et olukorras, kus me süsteemselt saame ja peaksimegi rakendama tehisintellekti, on see mõõdik, kuidas me saame võrrelda erinevaid ettevõtteid omavahel ja saada aru, et kes siis nagu on suutnud paremini oma protsessi automatiseerida. Veel kord, kõigil neil ettevõtetel, kelle näited siin on, tegelikult läheb hästi, et need töötajate siis koondamised ei näita kuidagimoodi, et neil halvasti läheb. Ja sellistel töötajatele uute funktsioonide leidmisel või ütleme siis ettevõtte nii-öelda õhukesemaks või nagu ingliskeelne väljend lean ütleb, muutmine on tegelikult hea. Ja ka riiklikul tasandil õnneks on sellest aru saadud, et kes on juba pikemalt olnud valdkonnas, näiteks EIS-iga, EAS-iga endisega, ettevõtluse innovatsiooni sihtasutusega asju ajanud, siis teab, et EIS kaotas juba, ma arvan, 10 aastat tagasi vähemalt selle nõude, et iga toetusega peab kaasas käima uute töökohtade loomine. Eks? Et võib-olla mõnel teisel rahastajal on see endiselt see nõue olemas, aga EIS-il ei ole ja tegelikult see peaks olema ka siis selline mõte, et kuidas me saame olemasoleva tööjõuga rohkem väärtust luua, et me ei oleks sellel skaalal, mida Erki Keldo hommikul näitas seal paremal pool, kus see lisandväärtus töötaja kohta võrreldes Euroopa teiste riikidega on madal. Nüüd, see teine viga siis, nagu te juba aru saite, ongi see, et puudub süsteemne või ettevõtte ülene nägemus, et kuidas me tehisintellekti rakendama peaksime nii, et ettevõte sellest võidaks. Kolmanda sellise peamise vea väljatoomisel ma kõigepealt alustaks sellest, et toon näite laiast maailmast. Siin on üks 5 suurimast konsultatsiooniettevõttest maailmas, Deloitte on eelmise aasta lõpus jäi 2 korral järjest vahele sellega, et kasutas tehisintellekti, väga hästi võib-olla ei kontrollinud, mis need tulemused on, klientidele esitati siis arveid ja töö, kus oli tegelikult viidatud allikatele, mida ei eksisteerinud, mis oli tehisintellekt loonud oma parima äranägemise järgi, mis ei olnud piisavalt hea. Ja lihtsalt, ma olen üsna kindel, et see ei olnud nii, et Deloitte ülemused andsid oma töötajatele kätte, et siin on tehisintellekt ja minge metsikuks. Et tõenäoliselt töötajad kasutasid seda ja võib-olla see süsteem, kuidas nad seda kasutasid, ei olnud läbi mõeldud ja tulemuseks oli siis, ma tean, et vähemalt üks nendest kaasustest on jõudnud olukorda, kus kliendil on makstud täitsa arvestatav osa sellest makstud rahast tagasi. Ja miks see on oluline nüüd meie ja teie kontekstis on see, et tahes-tahtmata, kas te teate seda või ei tea, aga teie töötajad kasutavad tehisintellekti kontoris, ükskõik, kas te olete selle jaoks mingisugused juhised välja töötanud või mingisugused eeskirjad, et see tegelikult see kasutus juba toimub. Ja kolmas siis suurem viga ongi see, et seda tehakse kontrollimatult, tehisintellekti rakendamist, või siis ebaturvaliselt. Aga sellel teemal ma täna rohkem ei peatu. Nüüd, siin me jõuamegi sinna, et mis siis ettevõtte kontekstis peaks olema see
eesmärk tehisintellekti rakendamisel ja see eesmärk on tootlikkuse tõus ettevõttes. Üks ja peamine eesmärk. Et eesmärgiks ei ole mitte tehisintellekti rakendamine, vaid see on vahend selleks, et saavutada tootlikkuse tõus. Et see on nagu see mõttelaad, mida iga ka tootmisettevõte peaks kultiveerima. Ja nagu ma ütlesin, et tehisintellekti rakendamisel sellisel planeerimatul ad hoc moel võib mingil määral seda eesmärki aidata saavutada, aga pigem see on siis juhuslik. Nii, aga kuidas siis rakendada süsteemselt ettevõttes tehisintellekti juurutamist? Kõigepealt on oluline see, et me oleme AI ajastul, mis tähendab seda, et tegelikult varem või hiljem, ja ma ütleks, et pigem varem, on sellise tehisintellekti rakendamine üsna tavapärane. Ja me täna juba peame selleks lähitulevikuks valmis olema, kus see on normaalne ja eeldatud, et nii teie kasutate tehisintellekti teie ettevõttes, kui töötajad kasutavad, kui ka tarneahela partnerid kasutavad. Ja seetõttu tulebki juba täna tegeleda sellega, mõelda läbi süsteemselt ja strateegiliselt, kuidas seda teha. Number 1 siis on see, et kuidas juhtkonna tasandil mõelda, et kõigepealt tea, et su töötajad kasutavad seda, siis nad teevad seda, ja teiseks on see, et eelda, et töötajad kasutavad seda. Et tegelikult on ka, kui nüüd töötaja vaatenurgast vaadata, siis töötaja ülesanne on osata vähemalt elementaarsel tasemel AI-d rakendada. Et siin ma tulen tagasi selle arvutite kasutamise näite juurde, et me täna ükskõik, keda te tööle võtate kontorisse, vaikimise eeldus on, et nad oskavad kasutada arvutit, oskavad kasutada kontoriprogramme, eks ole, ja mis iganes tarkvarasid veel. See on vaikimise eeldus ja varem või hiljem on vaikimise eeldus ka see, et töötaja oskab kasutada tehisintellekti. Et mingisugused asjad, mida me teame, et tehisintellekti abil saab märgatavalt kiiremini tehtud kui ilma, me juba eeldame, et meie töötaja seda oskab. Nii et töötaja vaatenurgast on oluline endas need oskused tekitada võimalikult ruttu. Nüüd protsesside tõhustamine on 3-etapiline tegevus. Kõigepealt on standardiseerimine, seejärel digitaliseerimine ja 3. automatiseerimine. Standardiseerimine, taaskord mulle väga meeldis Joachim Henši täna hommikune ettekanne, tema tõi välja, et kui te digitaliseerite seda, kuidas ta seda nüüd ütles, et paper mess, siis te ei saa mingit head tulemust. Et tegelikult, mis ta sellega ütles, see on seesama standardiseerimise osa, et kõigepealt sa mõtled läbi, et kuidas mul protsessid peaksid efektiivselt toimima ja alles pärast seda, kui see on ära defineeritud, läheme digitaliseerimise juurde. Ehk siis kõigepealt korraldame, mõtleme selle protsessi läbi, kuidas oleks kõige efektiivsem toimimine, ja alles siis me läheme digitaliseerima, ehk siis rakendame tarkvarad või lahendused, mis võimaldavad meil siis protsesse selliselt ellu viia, nagu me kalkuleerisime, et võiks olla mõistlik. Ja kui digitaliseerimine on tehtud, siis me saame hakata automatiseerima seda, mida inimesed käsitsi teevad. Ehk siis järk-järgult hakkama vähendama seda nii-öelda inimtöö osakaalu protsessides. Ja tehisintellekt aitab meid siis selle 3. osaga eelkõige. Ehk siis aitab automatiseerida seda, mida inimesed teevad. Ja mis siis tehisintellekt eelkõige teha aitab, ongi esiteks ta automatiseerib seda, mida töötaja teeb, ja teiseks ta võimendab seda, mida töötaja teeb. Nüüd, kuidas siis süsteemne lähenemine ettevõttes võiks aset leida. Praegu meil on üsna lühike selline workshop siin, nii et väga põhjalikult ei saa rääkida, aga ma sellise üldise kondikava katsun teile kätte anda, et tuleks mõelda tehisintellekti rakendamisest 3 tasandil, kõigepealt tarneahela tasandil, protsesside tasandil, töötajate tasandil. Ja tarneahela tasandil võtamegi siis need ükshaaval ette ja ühtlasi siis vaatame juba ka, kuidas teie ettevõtetes võiks seda rakendada saada. Et tarneahela tasandil peaks ja võiks täna juba eeldada, et teie tarneahela partnerid rakendavad tehisintellekti. Sest võin teile lubada, et päris mitmetes valdkondades nad seda juba täna niikuinii teevad. Varem või hiljem, kui teatud tegevuse omahind langeb, siis see tegelikult tarneahelasse
see maksumus liigub. Ja täna ma olen tähele pannud seda, et teatud valdkondades see on juba juhtunud, teatud valdkondades veel mitte. Tarneahela tasandil on teie ülesandeks muu hulgas siis mõelda, et tänu tehisintellektile, kes on need partnerid, kes võiksid meile saada oma teenuseid pakkuda senisest parematel tingimustel. Mis need paremad tingimused tähendavad, see on juba läbimõtlemise küsimus. Kas see tähendab, et soodsamalt, kas see tähendab seda, et kiiremini või see tähendab efektiivsemalt, paindlikumalt, see on juba igaühe enda otsustada. Ja mis need teenused on? Kõige esimene, kus ma ütleks, et suhteliselt hästi on juba näha, et see tehisintellekti rakendamine toimub, on tõlketeenused. Tõlketeenuste puhul väga palju asju ettevõtted nüüd juba kasutavad ise tehisintellekti, selle asemel kasutada partnerid, tõlgivad ise. Aga on näha ka, et tõlketeenuseid pakkuvatelt ettevõtetelt eeldatakse täna, et see teenus osutatakse märgatavalt kiiremini kui varem. Teine asi, näiteks kõiksugu kujundus, disain, sisuloome, ka need tegevused täna tarneahelas võiksid käia märksa efektiivsemalt kui võib-olla veel 2-3 aastat tagasi. Kolmas on projektide kirjutamine, siinkohal ma korraks peatuks, sellepärast et minu enda taust varasemast oma karjääri algusaastatel, ma 10 aastat tegelesin projekti kirjutamise teenuse pakkumisega, ehitasin üles ettevõtte nimega Advisio, hiljem sellest sai koos ühe teise ettevõttega kokku pannes Civita ja see oskus on meil endal olemas ja kuidagi me nüüd viimasel ajal oleme siia projekti kirjutamisse tagasi tulnud seetõttu, et kui me oma kliente nõustame, siis tehisintellekti ja digitaliseerimise teemadel, siis on kuidagi jutuks tulnud need summad, mis nad maksavad teatud projektide kirjutamise eest ja ma olen näinud, et seal nagu ei ole veel mingil põhjusel, kas ei osata küsida või siis mingil põhjusel ühesõnaga ei ole veel toimunud seda nihet, et see teenus võiks olla muutunud odavamaks, soodsamaks. Ja kõigi nende teenustega on see lugu, et see, et tehisintellekt olemas on, ei tähenda, et nüüd võite anda suvalisele tudengile kätte, et võta ja kirjuta projekt. Et see inimene, kes projekti kirjutab, peab ikkagi oskama määruseid lugeda, peab oskama aru saada, millele tuleb rõhuda, et saada hea hinne, nii edasi. Küll aga sellist mahu kirjutamist täna ma väga tahaks loota ja tegelikult ma usun ka, keegi enam nagu käsitsi ei tee. See, et sa kirjutad seal paragrahvide 5 teksti käsitsi, seda tegelikult enam nendes ettevõtetes ei tehta. Ja seetõttu siis me oleme nüüd siin mõne kliendiga teinud niimoodi, aidanud neil ise kirjutada taotlusi ja umbes 2 korda soodsamalt kui see pakkumine, mis nad on muidu saanud. Ehk siis ma siinkohal julgustan teid kõiki, et tööstusettevõtetel on väga palju erinevaid toetusi, kahtlemata oma partneritega pidage see diskussioon ära. Ja kui mingisugust abi ei tule, siis pöörduge meie juurde. Juristid on kindlasti üks valdkond, kus võiks eeldada, et tarneahelas on muutunud teenused soodsamaks, et juristi töötasu kindlasti või eeldatavasti tunnitasu ei muutu, küll aga võiks saada mõningad protsessid märgatavalt kiiremini tehtud, ehk siis vähemate tundide arvuga. IT-ettevõtted, seda, et programmeerijaid on tänapäeval, eriti noorem programmeerijaid on oluliselt vähem vaja, ilmselt te olete kõik lugenud ja kuulnud, vastab tõele, et kõiksugune arendus võiks olla täna samamoodi soodsam kui varem. Ja mõnes mõttes, niikaua kui te ei oska küsida, niikaua võib-olla tõesti teie teenusepakkujad teile neid võimalusi ei paku. Minu julgustus teil siinkohal on see, et osake ja julgege küsida. Eeldage, et teie tarneahela partnerid neid lahendusi kasutavad ja eeldage, et mingisugune võit sellest tuleb ka teile. Siin neid valdkondi on veel ja neid tuleb ka ajas järjest juurde, aga võib-olla see on siis nagu see need peamised näited, mis ma praegu siin välja tõin. Ja selle koha peal, kuna meil on workshop, siis palun leidke endale vestluspartneri või vestluspartnerid ja teeme selline 2 minutit arutelu, et kuidas teie oma ettevõttes saaksite siis tarneahela tasandil tehisintellekti arengust kasu saada. 2 minutit, ma näen sealt kella, et palun siis arutage omavahel.
Nii, kaks minutit on läbi. Loodan, et saite mõned mõtted. Kahtlemata võite neid mõtteid edasi mõelda pärast tänast targa tööstuse konverentsi lõppemist. Ja lähme järgmise punkti juurde, mis on siis protsesside tasandil tehisintellekti rakendamise läbimõtlemine. Ja siin ma kohe sissejuhatuseks ütlen ära, et üldiselt protsesside tasandil selliste nagu protsessi muudatuste läbimõtlemine ikkagi eeldab sellist põhjalikumat analüüsi, et seda päris nii ei tee, et me nüüd siin võtame 2 minutit ja mõtleme. Tuleks teha, see teenus, mida meie ja teised ettevõtted pakume, on digitaliseerimise teekaardi koostamine, mille käigus me kaardistame ettevõtte protsessid, leiame neis kitsaskohad, leiame neis siis sellised nii-öelda efektiivsusvarud ja seejärel leiame neile lahendused. Teekaarti me täna siin 2 minutiga ei jõua teha, aga protsessi tasandil võib-olla protsessi omanikud oskavad, kellel on piisavalt hea ülevaade ja arusaama enda protsessist, oskavad juba mingite teemade peale tulla. Ütleme, tööstusettevõttes tüüpiliselt üks näide, mis on täna ka juba standardiseeritud, suhteliselt standardiseeritud lahendustega ära lahendatud, on see, kui teie klient saadab teile e-kirja koos siis tellimusega näiteks, et vaat neid tooteid ma tahan nii mitu, neid teisi nii mitu, et saatke meile kas pakkumine või saatke kohe tellimuse kinnitus. Siis sellised on juba täna karbilahendused, mis siis teie meili loevad, suudavad sealt aru saada, et mis tooteid ja mis kogustes klient tahab ja näiteks siis on liidestatud teie ERP-iga ja kannab selle info siis ERP-i. Et sellised lahendused on täna juba olemas ja need ma võin kohe öelda, et sellises puhul tihti võivad olla väga heaks lahenduseks, mida rakendada, aga protsessi on väga palju ka teisi. Ja siis need konkreetsed lahendused, mis ühes teises protsessis võiks olla kasulikud, tuleb juba põhjalikum analüüsi alusel saavutada või läbi mõelda. Aga jällegi võiksin koostada, toon siin mõned näited siis sellistest protsessidest, kus väga tõenäoliselt on võimalik tehisintellekti abil midagi paremaks muuta. Kliendipäringute haldus, seda ma juba mainisin. Ükskõik, mis kujul see klient teile selle kirja saadab, et kas see on lihtsalt kirja sisus, kas see on mingisugune Exceli fail, et nii kaua, kui sealt on põhimõtteliselt tuvastatav, mis toodetest, teenustest me räägime, nii kaua me saame kasutada sellist robotit, siis, mis seda, või AI-agenti, mis selle kirja sisu meie ERP-i tõlgib. Tootekirjelduste koostamine on üks teema, kus kindlasti saab tehisintellekti juba täna väga edukalt rakendada. Siis tõlkimine, toimetamine, erinev sisuloome, koosolekuprotokollide koostamine ja nii edasi, kõnekokkuvõtted, te kasutate siin ilmselt erinevaid lahendusi nagu Teamsid ja Zoomid ja nii edasi, neil on kõigil olemas täna juba need robotid, mida saab tööle panna ja mis siis teevad nendest koosolekutest protokollid, muuhulgas tuues ka välja, et mida siis keegi lubas teha. Võib-olla mõni ei taha sellist robotit rakendada, aga ma väga soovitan, et ma siin ise just testisin eile esimest korda näiteks Notionit ja jube hästi töötas, et täitsa väga üllatavalt hästi tõi välja täpselt see, mis sai kokku lepitud ja checkboxid, et kes siis mida nagu lubas ja tegema peab järgmiseks korraks. Ja siin siis jälle, teil on 2 minutit aega, koosta nimekiri protsessidest tegevustest, mida teie ettevõttes AI abil automatiseerida saab. Taaskord oma vestluspartneriga saate siis 2 minutit arutada, et mis need protsessid võiksid teie ettevõttes olla, mida te saaksite automatiseerida. Et palun siis arutage.
Nii, viimased 15 sekundit. Nii, ja ongi aeg läbi. Et loodetavasti leidsite mõned head mõtted ja teate, millega homme kontorisse minnes tegelema hakata. Aga enne kui edasi läheme, mõtleme ka läbi töötaja tasandil. Ehk siis ühe konkreetse töötaja tasandil, mida tema saab tehisintellekti rakendamisel teha, et oma tööd efektiivsemaks muuta. Nagu ma ka mainisin, on see tase, kus tihtilugu juba mingid asjad toimuvad, olenemata sellest, kas ettevõtja sellest teab või ei tea. Aga jah, et mis on siis need tegevused, kus töötaja saab tehisintellekti rakendada. Võib-olla sellele ülesandele süsteemselt lähenedes võiks olla lähenemine selline, et keskastme juhid on need, kes mõtlevad oma valdkonna rollid, kes tema meeskonnas töötavad läbi ja siis kas siis ise või koos siis selle töötajaga mõtestavad läbi, et mis on need tegevused, mida kas rohkemal või vähemal määral saab automatiseerida selle töötaja töös. Ja nüüd oluline punkt on ka siin, et alati on hea sellise ärilise mõõtme lisamine. Ehk siis kuidagimoodi üldse ükskõik millist AI juurutuse projekti me ellu viime, lisades äriline mõõde, et mis on see nagu siis äriline näitaja, mis tänu sellele paremaks läheb. Et kui me enne näiteks töötaja suutis päevas tegeleda, 8 hinnapakkumist teha, et nüüd me tahame, et sooviks 10. Lihtsalt üks robustne näide. Et selliseid näiteid on veel. Alati ükskõik millisest arendusprojektist me räägime. See ei pea üldse olema tehisintellektiga seotud, et alati on hea nagu ennem püstitada ka ärilised eesmärgid, et meil oleks pärast arendusprojekti elluviimist võimalik võrrelda, et kas me siis saavutasime need või mitte. Ja kui ei saavutanud, siis me jällegi teame, mida me peaks tegema või teame, et mingisuguseid jätkutegevusi tuleb teha, et me siis selle eesmärgi saavutaksime. Aga teeme siis nüüd jälle 2 minutit, et vali ettevõttes mõni roll ja kirjelda siis, et kuidas tema selle rolli inimese töös saab AI automatiseerida ja mis on siis see äriline näitaja, mis võiks paremaks muutuda. Et jällegi teeme sellise vestluse. Try not to hurt you, though I try, but I guess that's what they say. Every rose has its thorn, just like every night has its storm, just like every cowboy sings his sad song. Song playing on the radio. The DJ say he loves a game of easy come, easy go. But I wonder, does he know? Has he ever felt like this? And I know that you'll be here right now if I can let you know. Sometime, I guess Nii, aeg hakkab meil otsa saama, päris 2 minutit, ma seekord ei saanud teil lasta rääkida. Jaa, ühesõnaga, see oli siis see sisu, mis ma teile tahtsin rääkida, kiiresti võtan kokku. Number 1 on see, et tehisintellekt on kohal ja juba täna tuleb seda rakendada. Teiseks, tehisintellekti rakendamise eesmärk ei ole mitte tehisintellekti rakendada, vaid saavutada teatud tootlikkuse või efektiivsuse tõus ettevõttes. See ei juhtu juhuslikult, seda peab planeerima, ellu viima. 3. tööstuses te saate tehisintellekti rakendamisest mõelda 3 tasandil, tarneahela tasand, protsesside tasand ja töötaja tasand. Ja juhul, kui te soovite rohkem digitaliseerimisest, tehisintellektist teada või sel teemal arutada, Lauri Antalainen on minu nimi, lisage mind julgelt LinkedIni, võime seal alustada vestlust. Lisaks meil on 2 linki siin. Esimene vasakpoolne on tagasisideks,
et mis te arvasite, mis mõtteid tekitas see praegune minu ettekanne. Ja teiseks, meil on terve hunnik muid kasulikke materjali, videoid, artikleid ja ka podcast'e digitaliseerimisest, tehisintellektist, tööstustes, efektiivsuse saavutamisest ja teistel teemadel. Mina omalt poolt tänan. Nii, aplaus Laurile. Me läheme nüüd kohe lõunale, kuid Lauri, kas see sama ettekanne läheb ka sinna kasulike materjalide alla? Võime panna, jaa. Väga hea, lubadus olemas. Ja enne kui sul lavalt ära lasen, siis kui on olemas AI, panen sinu ettekande sinna sisse, miks mul enam vaja sinu teenust osta on? See on sellepärast, nagu ma enne rääkisin, vaata, et see baasteadmised ja see erialateadmised peavad ikkagi endal olemas olema. Võib-olla mingis kaugemas tulevikus isegi ei pea, aga täna peavad. Ehk sa aitad jooksma hakata ja kui hoog on sees, siis saavad juba inimesed ise hakkama. AI halop, vaata, mõtleb asju välja, mis tegelikult ei ole tõelised ja ekspert saab aru, mis on päris ja mis ei ole. Selge. Nii et veel kord suur aplaus Laurile. Aitäh! Aitäh!